Karola Madis esitleb Hollywoodi komodit. Nii, aeg on rääkida Ameerikaga. Meil on Ameerikas üks tüdruk, kes on eestlane, kellega me iga reede siin peaaegu räägime, kellest kirjutavad meie ajalehed ja meie internetiportaalid, kes on endale sealt saanud boyfriendi, kes on väga kuulus. Tere, Karola! Tere! No kui ta läheb? Issand jumal, see oli küll väga hea sissejuhatus. No kui ta läheb? Kuidas teil läheb? Meil läheb suhteliselt okeilt, võiks nii öelda. Kuidas siis on olla siukene vastaarmunud tore inimene? Väga lahe on. On jah? Jah, tegelikult ei ole üldse nii vastaarmunud, lihtsalt, et varem ei rääkiks sellest. Varem te ei rääkinud omavahel? Omavahel ei rääkinud jah, kuni eilseni. Okei, selge. Siis, no muidugi kui ajales juba jutt on, siis peab rääkima. Räägi meile, mis huvitavat Hollywoodis juhtus? Mis juhtus? No, kõigepealt ma alustan sellega, mis homme juhtub. Homme on Los Angeleses Neil Strauss'i, kes on üks tuntumaid kirjanikke, kes on 6 bestsellerit kirjutanud. Tema uue raamatu Everyone Loves You When You're Dead esitlus. Ja vaata raamatutes on ikka see osa, kus autor tänab inimesi ja seal tänatavate inimeste nimekirjas oleme meie ka koos Kerliga. Oho. Ja homme on siis esitlus, lähme sinna ja siis me paneme kõik ninad püsti ja oleme ilgelt uhked selle üle. See on tõeliselt hea kirjanik ja meil on väga suur au, et me saime teda aidata. Milles moodi teda aitasite? Me aitasime teda sellega, et ükskord me sõitsime tema juurde ja Malibusse ja tema rannamajas lugesime 6 tundi järjest erinevaid artikleid, mille vahel me aitasime tal otsustada, mis on kõige paremad, mis sellesse raamatusse lähevad. Toimetasite tema raamatut siis? Jah, lihtsalt avaldasime arvamust, andsime 10-pallisüsteemis artiklitele hinnanguid ja siis läksid ainult need, mis said 10 punkti. Nii et see raamat on tõeliselt hea. Seal on sellised intervjuud näiteks Johnny Cashiga ja paljud intervjuud, mis seal on sellised, nagu, millest pole kunagi räägitud ja vaata, kui intervjuu avaldatakse näiteks Rolling Stonesi ajakirjas, siis väga palju sellest teatakse välja, aga need intervjuud on kõik täpselt sellised, nagu nad olid siis, kui Neil need tegi ja kuna ta salvestas kõik need intekad diktafoniga, siis ta saab sõna-sõnast sinna kirja panna ja kõik emotsioonid ja see on tõsiselt hästi kirjutatud, nii et ma soovitan täiega. Muidu ma ei oleks 6 tundi järjest viisid seda üldse lugedagi. Super, sõna, sina oled siis Neil Straussi raamatu siis siuksed toimetajad. Väga tubli töö. Räägi veel. Mis asja? Aga jah, kui Kermist juba jutt on, siis mäletate, ma rääkisin, et ta eelmisel nädalavahetusel esines mitme kontsertiga Texases, mis ta läksid tohutult hästi ja me aitasime tal üks päev aksessuaare valmistada sellele kontserdile ja ka järgmistele kontsertidele ja paari nädala pärast esineb siis Kerli meil LA's suurimas ja populaarsemas klubis Playhouse 40-minutilise kavaga ja arvatavasti me Jannega astume koos Kerliga lavale üles, et teda toeta ja lihtsalt niisama mingi jagame seal popcorne ja mingid neid, mis nad ongi, pulgakomme ja puhume neid pimedast helendavaid mulle ja nii edasi, et teha teiste Oot, mida te teete? Puhute pimedas helendavaid mida? Mulle? Mulle, jah. Söögimullid, mis helendavad pimedas. Ja enamus kostüümidest ka helendavad pimedas ja paljudel on tuled küljes ja see on niisugune hästi lahe esinemiskava. Tundub küll. Jaa, mul on siseinfot teile ka, mis ei ole veel välja tulnud. Ma ei saa öelda, kus ma seda tean, aga ma ei tea, kas Eestis on juba välja tulnud see, et see nädal on Kerli Billboardis number 10. Ei ole. No igatahes ta on number 10 ja see tuli täna teatavaks. Ma tegelikult teadsin seda juba paar päeva tagasi, aga ma võin teile öelda, mis numbril ta on järgmisel nädalal. Kas te tahate teada või arvake näiteks, mis numbril Kerli on järgmisel nädalal? Number 2. Ma arvan number 7. Henry oli natuke lähedamal, aga samas, kui see oleks olnud mingisugused hinnaarvamusmängus, see oleks üle pakkunud. Kerli on järgmisel nädalal Billboardis number 6. Ma ei saa, jah, nii et jätke see meelde, aga ärge seda minu vastu kasutage, sest see on siseinfo. Selge. Sa oled otse eetris, tead seda või?
täpselt, aga kes ikka seda tähele paneb, on ju? Ja. Vaata, kui palju uudiseid ma olen teile öelnud, mis on tulnud mitu nädalat hiljem välja ja keegi ei pane tähelegi, et nad oli on. Aga mis see, ütle meie kuulajatele ka, kes ei tea, mis see Billboardi edetabel täpselt on? Billboardi edetabel on näiteks see mis arvestuses Kerli ja Hanna on, see on selle kokku pandud, mida ööklubides mängitakse. Ja neid lugusid mängitakse ilmselgelt väga palju. Aga mängitakse ka, kui sa oled ööklubides käid, et vahel tõmbad tantsu ka mingi Kerli loo järgi või? Tead, ma ei ole käinud ööklubis väga pikka aega, arvatavasti täna lähen, nii et võib-olla ma järgmine nädal saan teile öelda, kas ma kuulsin Kerli lugu klubis või mitte, aga ma tean, et ta esines klubis 7. aprillil, nii et siis kindlasti on kuulda. Mis klubi nimi on? Playhouse. Jah. Selge. Sa Henri oleks seal käinud, kas on see koht, kus see naljakas bänd ükskord esines? Okei. Siis kui see teema õhtu oli. Selge. Aga mis veel? Sel nädalavahetusel peab Fergie oma 37. sünnipäeva, mitu päeva järjest Vegases ja tema peod on alati sellised, mis on täiesti üle võlli, et seekord nad seal kohapeal need tatoveerijad, need kõik inimesed, kes on Vegasest purjust, saavad endale mõnusad mälestused keha peale tatoveerida. Ikka tore oleks, kui siis ikkagi näkku mõni inimene laseks ka midagi kirjutada, mõne sellise naljasõna, mis siis peoõhtul tundub väga mõnus ja järgmisel päeval on ka tore kõigil teistel inimestel lugeda. No, näiteks 12 kuud eesti keeles. No muidugi, jaa. Täpselt. Ja siis korvpallur Ron Artest, teate te midagi? Jaa. Igatahes tema mingi aeg tagasi tuli välja ühe histiga YouTube'is ja ma nägin ka seda ja see ei olnud minu meelest just kõige parem lugu, aga ilgelt populaarne. Siis paar päeva tagasi ma rääkisin P-Reeliga Cypress Hillis ja ta ütles, et ta on just tol hetkel, kui ma taga rääkisin, ta oli videovõtetel ja siis ma mõtlesin, et kui lahe, et kas Cypress Hillil tuleb mingi uus lugu välja ja ta ütles, et ei, et Ron Artest tegi uue laulu ja P-Reel feature'is selle laulu peal, nii et ta läks sinna videoshootile kohale, et siis enda osa lihtsalt salvestada. Ahaa. Ron Artest on siis see mees, kes kunagi aasta aega korvpalli saad mängida, kuna ta läks kõigiga kaklema ja viskas pealtvaatajaga kaklema. Aga... jah, seda ma ei tea. No vot, uuri välja. ja siis Justin Timberlake avastas paar aastat tagasi ja seal oma kodulinnas Memphises ühe 4-liikmelise bändi, selle nimi on Free Soul ja ta tegi nendega oma plaadifirma kaudu lepingu ja sellise nad suure Interscope'i labeli alla ja nüüd sellel suvel tuleb välja nende esimene singel sellel bändil ja minu meelest oli seal 3 musta poissi, 1 valge poiss ja nad kõik mängivad pille ja on ilgelt andekad, et see on hästi lahe bänd ja Prince, seesama Prince, kellega mind Eestis on paari pandud, produtseeris nende esimese singli ja selle nimi on In Love, Out of Love. Et laul räägib sellest, kuidas sa armud ühesse, siis lõpeb see armutu ära ja siis armud järgmisesse ja siis ongi edasi In Love, Out of Love. Et see on hästi lahe lugu. No loodame, Karole, et sinul niimoodi ei juhtu, et In Love ja Out of Love, et... Jääd In Love ikka pidama. Jääd In Love ikka pidama. Elu lõpuni või? No muidugi. Elu lõpuni. No, loodame siis. Ei, muidugi teil seal Hollywoodis on ju kõik ju vabameelsed, teil käib see teistmoodi siin. Teil on teised kombed ja traditsioonid. No siin on jah näiteks teistsugused kombed kui Eestis, aga ma arvan, et praegu on kõik hästi, nii et jätkame samas vaimus. Mine nüüd, pane tantsukingad jalga ja hakka klubi poole minema, sest meil tulevad siin uudised peale. Tervita Eesti inimesi ja tervita välismaa inimesi ja ütle neile, eriti välismaa inimestele, et nad kuulaksid meie saadet. Okei, loomulikult. Ciao, Karola! Ciao!